Mis on praegu käimasoleva Ida-Viru noorte kliimakogu eesmärk? Kliimakogu eesmärk on esiteks kõige tähtsamana saada noorte sisend riiklikusse õiglase ülemineku plaani. See on siis see plaan, mille alusel hakatakse jagama õiglase ülemineku fondi rahasid, mis tulevad Euroopa Liidust. Ja sellesse plaani senimaani noored ei ole niivõrd süsteemselt panustanud, mõned on, kes on juhtunud osalema nendes aruteludes. Ja sellepärast koos Eestimaa Looduse Fondiga siis me tahtsimegi noortele pakkuda natukene teistsugust formaati, sellist teadmistepõhist, et kõigepealt õpime, siis kuulame huvirühmad ära, tööstuse esindajad, ametiühingute esindajad, keskkonnaühenduste esindajad ja alles siis nad lähevad oma ettepanekuid tegema, kui see tervikpilt on selge. See on kõige tähtsam eesmärk, aga tegelikult on eesmärke veel, on ka see, et pakkuda noortele üldse sellist teistmoodi, sellist inspireerivat osaluskogemust, kuidas poliitikat kujundada. Ja me loodame, et need 33 noort, kes kliimakogus osalevad, saavad ka edaspidiseks indu, motivatsiooni ka ise rohkem panustada. Kas oma ettevõtlusega alustada või kogukondlikkust rohkem käima lükata või lihtsalt koristustalguid teha, mida iganes, et selline kliimateadlikkus, kliimasõbralikkus kasvaks ka tegudes. Kui kõrge oli niimoodi juhuvalimiga kokku kutsutud noorte kliimateadlikkus? Kliimakogu ehk siis kliimateemalise rahvakogu mõte ongi see, et ta moodustab sellise mini-ühiskonna. Meie puhul on siis 16–29 aastased Ida-Virumaal elavad noored ja see tähendabki seda, et ka kliimateadlikkus peab vastama sellisele selle sihtrühma nagu reaalsele pildile. Ehk siis kliimakogu osalejate seas on ka neid, kes on leiged kliimamuutuste suhtes. Samamoodi on ka neid, kes arvavad, et see on kuum teema ja see põletabki ja see muudabki meie elu praegu ja tulevikus. Et ongi selline läbilõige. Aga kuivõrd on lootust, et nendest noortest tulevad pärast kliimateemade kõneisikud? Me loodame, et tulevad. Meil on ju kliimakogu kõrval toetavana veel 8 kliimasaadikut, kes on ka Narvast, Jõhvist, muudest kohtadest. Sellised, kes loovad seda fooni ja oma võrgustikes siis levitavad sõna, et kannavad edasi seda, mis kliimakogust siis teadlaste poolt on tulnud, huvirühmade poolt ja aitavad siis seda fooni tekitada. Et see on üks viis, kuidas me loodame, et selline kliimateadlikkus ja vastutus kasvab. Aga kliimakogu, need 33 osalejat juhuvalimi alusel valitud, nendest me tegelikult oleme juba näinud siin 2,5 arutelupäeva jooksul, et teadlikkus on päris hea ja ka selline nagu tegutsemisind või motivatsioon tundub, et kasvab. Sellepärast, et saadakse aru, et see on mingi erinev protsess, me oleme siia nii-öelda valitud esindama kõiki teisi ka, meil on nagu oluline vastutus õlgadel ja siis sealt edasi, noortel on ju juba omad suured võrgustikud ja omad ideed ka, mida tahta teha, et sealt aeg näitab, ütleme niimoodi, me veel täpselt ei saa lubada, aga siis jaanuaris-veebruaris saame rohkem teada. Kas noorte ideed on ka kuidagi pöörasemad kui korralike ministeeriumi ametlikke ideed? Kas soovitakse seiklusparke ja raketodroome või jäädakse umbes samadesse raamidesse, nagu teadlased ette on pannud? Just noored koostasid sellises kiirkorras vähem kui tunniga Ida-Virumaa, kliimasõbraliku Ida-Virumaa visiooni aastaks 2030 ja seal sees oli võrdlemisi võib-olla sellised pehmed, väga üllatavad ei tulnud, et ikkagi võib-olla ollakse reaalsuse piirides. Lennujaama taheti näiteks. Kuivõrd kliimasõbralik see nüüd on ise küsimus. Aga milline on enda emotsioon tänasest üritusest? Ja enda emotsioon on, selle korralduse virvarri sees olles on natukene raske seda hinnata, ma arvan, et emotsioon tuleb pärast, aga mul on lihtsalt nii hea meel, et meil on fantastiline korraldajaskond, meil on nii palju abilisi, nende rühmaarutelejate juhid ja seal abilised, kes aitavad kirjutada, sest see ettepanekute vormistamise päev, mis meil täna siin käib, see on ääretult nüansirohke ja väga põhjalikult koosloome põhimõtteid järgides läbi disainitud ja ma lihtsalt loodan, praegu hoian nagu hinge kinni, et osalejad nagu tulevad sealt läbi, et me jõuame nende soovitud ettepanekuteni
mida siis noored annavad üle ministrile ja hiljem tutvustavad ka laiemalt avalikkuses. aga kuidas Rohetiiger selle protsessi sisse sattus ja kuidasmoodi nagu see Rohetiigri missiooniga kokku läheb? Ja mina olengi Rohetiigris ajanud rahvakogude juttu juba umbes 2 aastat, nii siis kui ma Rohetiigriga ise liitusin ja kui Rohetiiger üldse seltskonnana alguse sai, siis ma näen, et see on selline hea viis, kuidas keskkonnasamme kiirendada. Et tuua kokku see miniühiskond, teha tervikpilt selgeks, kuulata ära huvirühmad, kes siis vastava teemaga on seotud ja siis hästi mõnusate turvaliste arutelude kaudu jõuda ettepanekuteni. Et Rohetiigriga meil on strateegiasse, et kliimakogude ja siis keskkonnateemast rahvakogude kaudu seda ühiskonnakorraldust ka, ütleme, et rikastada. Et me täiesti seda ära ei uuenda ja unistus on ka see, et rahvakogud oleksid tegelikult püsiv meetod selleks, et väga rasketel teemadel, just pikaajalistel polariseerivatel teemadel ühiskondlikke otsuseid teha. Ja siis, et need otsused, mis seal on tehtud, viidaks ka ellu. Rohetiigris me jätkame kliimakogudega, Tartuga on järgmine plaanis, Tallinnaga on samuti plaanis ja loodame, et ka riigi tasandil tuleb. aga mis juhtub siis, kui kokku kogunenud miniühiskond otsustab, et nad tahavad põlevkiviga jätkata? Seda me juba näeme, seda ei juhtu. Sellepärast, et see teadmiste põhisus tagabki selle, et teadlased, meie puhul on siis Piia Post rääkinud kliimamuutustest, Margit Keller ühiskondlikust siirdest ja Veiko Sepp Ida-Viru tulevikupotentsiaalist siis arengustsenaariumite põhjal. Ja nad on selle selgeks teinud, et ühelt poolt on ka riiklikud eesmärgid, see, et väljuda põlevkivienergiast ja teiselt poolt see ei olegi enam mitte kuidagi mõistuspärane ega võimalik. See läheb selles mõttes väga kalliks meile. Et see tervikpilt on loodud ja sealt me seda ei olegi enam nii-öelda arutanud, et see lähtepunkt ongi olnud, et me järgime ikkagi riiklikke plaane ja räägime pigem sellest, et kuidas see üleminek oleks ka noorte jaoks õiglane, et noorte arvamus oleks sinna sisse arvestatud.